Teadus ja teadlased on selgroog, millele meie tooted tuginevad. Meil on vaja teadust ja teadlasi selleks, et luua parimad retseptid enda toodete jaoks ja samuti on teadus ka oluline osa sellest, millistesse pakenditesse me paneme. Ehk siis see on kogu meie tegevuse tuumik tegelikult. Me ise näeme, et me jääme pikaajaliselt sõltuvusse heast kvaliteetsest inimtööjõust. Aga me usume sellisesse terminisse nagu CI ehk siis Collaborative Intelligence ehk siis inimesed ja masinad koostööd tegemas. Me näeme lahendust masinõppes. See võimaldab kõige kiiremini jõuda kõige paremate ja optimaalsete lahendusteni. Aga kui me räägime digitaliseerimisest, siis minu hinnangul see on järjest rohkem muutumas hügieeniks ja seetõttu meie oleme pikka aega juba panustanud digitaliseerimisse ja teeme seda jätkuvalt. Mõned näited, mis me selle abil oleme juba saavutanud, siis võib-olla on parem töö ja tagasiside, mittevastavuste voodul, mille abil vähendada siis raiskavaid tegevusi meie protsessis, parem planeerimine. Tänu sellele ERP-ile oleme suutnud minna päevapõhiseks ja töökäskudele, nii et digitaliseerimine minu hinnangul on ainus võimalik tee edasi. Masinõpe võtab valemist ära vajaduse iniminseneri järele, et sa saad panna piisava lähteinfo sisse, tehes seda võimalikult hoolsalt, jõuad sa selle tulemuseni, milleni insener jõuaks võib-olla pikema ajaga, jõuad sa oluliselt kiiremini. Tõenäosus, et midagi valesti läheb vahepeal, on ka eksponentsiaalselt väiksem, sellepärast et inimesed on äärmiselt loomingulised, mis paraku tähendab seda, et nad sageli eksivad, mis on osa loominguprotsessist, masin samas ei tee seda. Me näeme, et see on teada probleem kõikidele, et nende interface'ide sobitamine teaduse ja nende ettevõtete vahel on üks keeruline ülesanne ja meie kogemus ka siiani on, et nendele küsimustele, millele me vastuseid otsime, ei ole me abi saanud. Aga ma usun, et need koostööd on ees ja sünnivad, aga selleks on vaja, ma arvan, mõlemal poolel pingutusi teha, et leida sellist ühist keelt, mida rääkida. So today we can see a big focus on IT and R&D, and I believe those two industries should still be in focus for the future. However, I would like to show the diversity in Estonia. We have very many good manufacturing companies that are ready to go worldwide. So I would suggest to focus on smart production as one of the key industries for the future. Ma olen tugevalt kallutatud, ma arvan, selle küsimuse juures, aga see on ka minu isiklik veendumus. See on endiselt tööstus, aga see peaks olema tänapäevane tööstus ja tulevikule suunatud tööstus. Et kui iga uus töökoht tööstuses loob juurde 2,2 töökohta teenindavasse sektorisse, siis minu hinnangul on see ainus tee. Aga see nõuabki seda, et Eesti tööstusettevõtted saaksid paremale tasemele. Et kaks teemast, millest mina ise väga palju räägin, on siis, et oleks jätkusuutlikumad ettevõtted ja et oleks seda uue põlvkonna juhtimist rohkem, mida ma ise püüan kehastada. Et kui need ettevõtted on viidud uuele tasemele, siis ma arvan, et tööstus on kõige tähtsam prioriteet Eesti riigile kindlasti. Ideaalis kõikidesse. Kui aga vahendeid selleks ei jagu, siis on kaks võimalikku lähenemist. Üks on investeerida sektoritesse, mille haare maailma tasandil on suurem kui 20 või 30 või 40 miljardit eurot, sest et enam kui tõenäoliselt on see investeering, mis sealt tagasi tuleb, oluliselt suurem kui väiksema mahuga sektorid. Teine variant oleks aidata kaasa nendele, kellel juba praegu väga hästi läheb, et saaks veel paremini ja siis aidata ka neid, kelle kohe üldse mitte ei suju ja siis vaikselt töötada keskele. Kindlasti peaks riik panustama nendesse sektoritesse, mis on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ja näidanud, et nad on tugevad. Et võtame siin näiteks puitmajade sektori, mis on ju Euroopas number 1, või siis IT-lahendused, Transferwise'i, Cleveroni, Skype'i näol. Et ma leian, et seal on meie tugevust, seal on meie lisandväärtust, nii et miks mitte panustada just eelkõige nendesse sektoritesse.